Mingi hetk oli küll, et nagu, oota, mis asi see nüüd on? Ma eeldasin, et ma olen vähem närvis ja siis, kui ma sinna laua taha istusin, siis hakkas veidi süda puperdama, et äkki mis nüüd saab, et kas läheb metsa või ei lähe. Nüüdseks on eksam sooritatud ja metsa minemist enam vältida ei saa. Tuleb vaid oodata, millised on tulemused. Eksam oli selline pigem keskmine. Osad ülesanded pakkus natukene rohkem raskusi, aga sain hakkama pigem. Mis need raskemad siis oli? Raskemad olid mulle kokku lahku kirjutamine. Ma arvasin, et on hullem. Viimane ülesanne oli võib-olla siuke raskem ja keerukam, mida ei olnud nii palju harjutanud, aga ülejäänud ülesanded olid kõik läbi tehtud ja enam-vähem harjutatud. Mis see viimane ülesanne siis oli? Seal oli võõrsõnadest oli vaja panna õigesse käändesse, et kui sul oli näiteks, kuidas sa käänasid mingit sõna, et näiteks oli seal Peugeot, siis sa pidid ütlema, et panna Peugeot'le, et siis sa pidid ülakoma kasutama seal. Aga ma arvan, et mul läks täitsa okeiltse. Eksamiperiood ühelt poolt on selline hästi põnev aeg, sellepärast et kõik teadmised, mis on omandatud, pannakse nüüd proovile. Teistpidi on see selline hästi pingeline aeg, sellepärast et nõuab hästi palju korraldust, et kes kus peab olema ja millal ja kuidas majas kõik toimib ja et kui majas on ka õppetöö, et siis nad ei segaks neid, kes eksamit teevad. Sel aastal toimuvad eksamid mitu nädalat varem kui muidu. Koolidele tähendab see kiiremat organiseerimist ning õpilastele vähem aega ettevalmistumiseks. Kui palju siis ette valmistusid selleks eksamiks? Valmistusin ette siis, võib öelda 9 aastat käisin koolis ja eesti keele tundides, aga vaheajal tegin ülesanded ja vanu eksami ülesanded. Tänapäeval on õpilastele abiks tehisintellekt. Pedagoogide sõnul kasutavad õpilased tehisaru igapäevaselt. Seda, kui palju AI on tulnud meie sekka, siis võib arvata, et kodused tööd tehakse ju tegelikult kõik ära AI-ga. Et küsimus siis on võib-olla teine, et millist kodustööd me jätame. Kas me tahame selliseid faktipõhiseid asju, mida õpilased siis lihtsalt AI käest leiavad, raamatukirjeldusi, et õpetajad peavad nagu väga läbi mõtlema ja üldse ümber mõtlema oma töö eesmärgid, mis nad õpetavad ja mis need kodused tööd on. Tavalisel koolipäeval saab ju abi otsida tehisintellektilt või internetist. See aga tekitab küsimus, et eksamile neid ju kaasa ei saa võtta, et kas õpilased üldse oskavad ise enam mõelda? Eelnevalt, kui ma õppisin eksamiks, siis ma ka kasutasin tehisintellekti, et sellega õppida oli päris hea ja see aitas kindlasti, nii et ma ei tundnud sellest otseselt puudust, sest ma olin juba eeltöö ära teinud sellega. No mina näen seda, et raskust valmistavad selline tekstiloome, pikkade lausete loomine, oma mõtete sidumine, seostamine, et pigem siis see, et me teame, et ju sotsiaalmeedia on selline lühikeste tekstide tarbimine, kiire lugemine, keegi ei süvene, pealkirjadest edasi ei minda, aga et mida siis teha selles situatsioonis, kui õpilasel on vaja mingit siduvat, seostatud teksti luua, argumenteerida, poolt vastu mõtteid välja tuua, et seal on tõenäoliselt kõige raskem olukord. Minul läks eksamil päris hästi. Ma ütleks, et see oli täitsa keskmise raskusega, kuid mul oli natukene keerukas kirjaandi teema. Mis teema siis seal oli? Pidime rääkima tänapäeva noorte eeskujudest. Mis sa kirjutasid siis? No ma rääkisin natuke enda eeskujudest, ehk siis minu vanemad ning kes võivad siis tänapäeval olla noortele eeskujuks ja miks ja mis nad siis eeskujuks võiksid võtta. Aga minu arust seal saab hästi laialt kirjutada, hästi lai teemavalik, nii et jah, andis nagu mõtlemist, aga oli põnev muidu jah. Mulle see teema meeldis, sain tuua näiteid ja rääkida ka enda eeskujudest, nii et see oli hea teema minu arust. Kes siis teie eeskujud on? Mul on kindlasti minu ema ja siis mõned interneti-influencerid, kes näiteks reisivad või tegelevad kunstiga. Ja mul pole tegelikult erilisi suunamudeid, ma rohkem rääkisin üldisemalt ja ma arvan, et rohkem on perekasvatus mõjutab, nii et jah. Eesti keele eksam on tehtud, järgmisena ootab õpilasi mai algul ees matemaatikaeksam.